Nii, poisid, Tuuli oli täna väga korralik võit. Mis selle tõi? Võitlus. Tegime hea mängu täna. Tiim oli koos, rääkisime palju, andsime infot ja tegime hea mängu minu arust. Mis sa mõtled? Teagi. Ma võib-olla selle, ma ei tea, vastel ilmselt pikk sõit, kuradi ilm on kuum ja tulime, tegime omad asjad ära ja nii lihtsalt tuligi. Ja muud nagu ei oskagi öelda. No alguses väga lihtsalt ei läinud, et natukene läks niimoodi aeglasemalt, pärast hakkasite hullu panema. Et kas vastased tõesti olid siis väsinud või mis selle taga oli? Kindlasti väsinumad kui meie. Meil see keskmine vanus on üpris suur võrreldes meiega. Füüsiliselt nad pole ka vist kõige paremad, et meil õnnestus paremini. Teeme rohkem trenni. Eks kõik nende võimalused tekkiski enda lollustest ja mingi palli eksimustest. Ründasime kogu satsiga ja siis tagasi keegi väga selle silmaga joosta ei tahtnud. Räägime sinust kõigepealt. Kuidas sul oli? Oli siuke lihtne tööpäev, raske? Kuidas sa nagu hindad? No lihtne ei olnud. Pärast vigastust esimene mäng ja oli raske pikka palli teha ei saa. Aga minu arust õnnestus mäng. Kõik on hästi. Väga hästi. Tauno, sinult, kui ma ei eksi, siis 2 väravat. Keskkaitselt tavaliselt ei eelda sellist tulemust, kuidas ise rahule jääd? Väga rahul. Ma olin ka nüüd nädal aega olin metsas õppusel. Ei ole siin nädal aega trenni üldse teinud ja praegu siuke tunne, et võib metsa tagasi minna. Kuidas oli sinu jaoks nagu sina, Mikk Valtna, Johannes Pedmanson lülitasite tegelikult ju esindusest siia Tuulisse, et kuidas see oli see kuidagi raskem ka või? Ei, raske see küll ei olnud, ma ise olen ka päris pikalt samade poistega trenni teinud ja alati kui üleval mängida ei saa, siis mul ei ole midagi selle vastu, kui siin all mängimas käia. Ja sama minutid kätte saab. No ühesõnaga, nädalale väga tore lõpp, pühapäev, väga suur võit, kõik said väravaid lüüa, sina olid väga tubli väravas, nii et võib vist ju täitsa rahule jääda nädalaga. Ja Velkole väga õnnestunud nädal. Super, aga aitäh teile ja paneme edasi. Aitäh!